Tere lugupeetud aiatehnika huvilised, kellel on kodus oma peenar ja kasvuhoone. Teatavasti vajab iga taim kastmist ja seda just kasvuhoones, kus vihmavesi nii lihtsalt ligi ei pääse. Ja nagu me kõik teame, on see töö üsna tüütu. Mina soovitan alustada Kärcheri kastmissüsteemi stardikomplektist, mis sisaldab siis kõik vajalikku esmaseks installatsiooniks. Ja vaatame, mida see komplekt endast sisaldab. Komplektis on 4 vooliku kolmikut koos kraanidega, millega saab survet reguleerida. 2 vooliku kiirühendust, 1 on aquastopiga. Siis on komplektis 5 vooliku vaia. Lisaks sellele 10 tilgutit ja 4 vooliku ühendust. Ja komplektis on veel 5 pimedat või siis vooliku lõppu. Lisaks sellele on kraanliide koos kiirliitega ja kõige tähtsam veefilter, mis tuleb panna iga süsteemi algusesse, et vältida ummistusi. Komplektis on ka plastmassist kast, mis saab siis aiatöödel kasutada, kas siis tööriistade kandmiseks. Ja 10-meetrine niisutusvoolik ja 15-meetrine spetsiaalne veevoolik. Kuid kuna iga aed on omanäoline ja vajab eraldi lähenemist, saab kõiki tarvikuid ka erinevate komplektidena juurde osta. Ja nüüd vaataks lähemalt, kuidas kastmissüsteemi üles seada. No nii, nüüd me olemegi siin lillepeenra juures, mis on talveunest juba tärganud ja proovime ühendada teile näidiseks siis ühe kastmissüsteemi. Nii nagu ennist sai juba mainitud, siis kõige olulisem on ühendada kogu süsteemi algusesse veefilter. Veefilter on selle jaoks, et ära hoida ummistusi. Ja näitamegi näiteks, kuidas seda veefiltrit ühendada. Ühendamine on tegelikult väga lihtne ja ongi kogu moos. Et iseenesest paigaldus on äärmiselt lihtne. Niiviisi ja nii. Esimene vai on paigas. No nii, jätkame siit siis selle vooliku vedamisega. Viime siit vahelt. Oi, astusin natuke peale lillele, aga pole hullu. Vahepeal paneme ühe vaia, et voolik saaks fikseeritud. Siia paneme me kolmiku ja siit me siis jätkame impvoolikuga. Nüüd saame sättida impvooliku ilusti põõsaste ümber. Nii, impvoolikule vaiasid panema ei pea, kuna impvoolik ise on üsna elastne ja impvoolik kogu süsteemis peab alati asetsema kõige taga. Nii, järgmisena hakkame paigaldama siis vihmuteid. Kuna stardikomplektis vihmutid puuduvad, siis meil on olemas siuke spetsiaalne vihmutite komplekt, mis sisaldab siis nii 90-kraadiseid vihmuteid, 180-kraadiseid kui ka 360-kraadiseid vihmuteid. Komplektis sisalduvaid tilguteid kasutame aiamaa peal ja kasvuhoones. Vihmuti paigaldus on lihtne ja kiire. Peate nõela lükkama läbi vooliku ja lihtsalt klambriga sulgema. Ja ongi valmis. Olemegi siis kogu kastmissüsteemi ära paigaldanud. On meil siin erinevad vihmutid. On nii 360 kraadi, 180 kraadi ja 90 kraadi ja lisaks on ka siis impvoolik. Nüüd me oleme tagasi kasvuhoone juures, kus me alustasime ja kus me saame teile tutvustada ka toimivat süsteemi. Antud süsteem on siis 2-tsooniline ja siia on vahele pandud digitaalne sensotaimer. Sensotaimer on siis 2-tsooniline ja mõlemad tsoonid on siis seadistatud vastavalt siis taime kastmisvajadusele. Paremal pool me näeme, et on pandud tilgutid, mis on siis asetatud 2 reas. Siin taga näeme siis sensotaimeri andureid, mis mõõdavad mulla niiskust ja vastavalt vajadusele alustatakse kastmisega.